Mis iseloomustab teie bändi? Vaba kava, armastus elu vastu ja kõik, mis seal ümber tiirleb. Kõik kõige ilusamad asjad. Mina ütleks fun. Keegi kirjutas hästi ilusasti, et me täitsime nagu siukse tuksleva ja niiske augu Eesti hip-hopis, mida enne ei olnud täidetud. Selle tuksleva ja niiske augu täitmisega alustas Eesti üks menukamaid bände aastal 2015. Võsult välja kasvanud koosseis on vallutanud pea kõik Eesti lavad ning aastal 2024 jõudsid nad Eesti esindajatena Eurovisioonile. Koos folkansambliga Puuluup tehti lugu Nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi, mida on muusikaplatvormil Spotify kuulatud üle 17 miljoni korra. 1/4 prillide taha peituvast miinusest on Estoni Kohver. Kohver on 1/8 inimesest, kes võtab osa sügise suurshowst Su nägu kõlab tuttavalt. Prillid jäävad ette kõikidel asjadel, kus see on võimalik ja prillid tulevad ära ainult siis, kui me teeme naisi ja ma olen nii tundmatuseni muutunud, et keegi ei tunne mind tänaval ära. No laulda ma oskan vähe, tantsida ma ei oska põhimõtteliselt üldse ja parodeerida mingeid asju ma teen päris hästi järgi ja siis on mingeid asju, mille ma ei tee üldse hästi järgi. Ega ta on nagu siuke, ütleme, et ega ma sinna nagu võitma ei lähe vist. Tehke häält punt purjus naisi, DJ muul paneb venga poisi. Kellegi parodeerimist Kohver ei pelga. Nagu mees ise ütleb, siis peaasjalikult tahab ta, et endal oleks lõbus. Küll aga palus abikaasa Kohvrilt enne saates osalemist ühte asja. Mul naine ütleb alati kõikide minu asjade kohta, mille ma vastu võtan, just siuksed nagu need teleprojektid, et ja ehk siis Eesti Laul ja see Eurovisiooni asi ja Masterchef ja kus on nagu mingi võistlusmoment, et palun ära mine, et sa häbistad ennast seal. Aga mul ema on väga siuke ootusärev. Kogu aeg küsib, et millal juba eetrisse läheb ja kuidas keda teed ja siis mul ei ole nagu tal vastuseid. Aga me vaatasime eelmine aasta siis, kui Mihkel Raud tegi Aalikat. Seda me vaatasime 4 korda järgi, see oli päris naljakas ja siis Joosepi Sagapoo on mul ka kuidagi meeles. Ja siis seda saadet, kus Reigo Mint tegi, seda me vaatasime ka. Aga see oli vist sama saade, kus Aalika oli. Lisaks Kohvrile osalevad saates Aalika, Saara Nüganen, Mikk Saar, Silver Laas, Heldur Harri Põlda, Kadri Voorand ja Ann Marlen. Küll aga on Kohvril enda sõnul kaasvõistlejate ees mitu eelist. Ma vist olen kõige suurem sealt kogu sellest satsist ja ma olen ka kõige tugevam. Ja ma oskan neist kindlasti kõige paremini süüa teha. Ja rohkem mul eeliseid, ma arvan, ei ole. Aga kuna ma olen valge keskealine mees, siis mul on kõik maailma eelised on minu. Kohvri söögi tegemise kirg jõudis laiem avalikus ette möödunud aastal, kui ta osales Masterchefi saates. Tegu on telesaatega, kus omavahel võtavad mõõtu hobikokad ning Kohver läks ja võitis. No, oma restorani ma küll ei hakka tegema mõtet. No kui näiteks Kristjan Jõekalda firma roaks on tomatid viina marinaadis, siis mis su firma roog oleks? Ma teen kana päris hästi, igast nagu just seda kana rinda. Et ma teen teda niimoodi, et sellega ei saa naela seina lüüa. Mina tänan. Tõesti lahe päev oli täna. Lisaks sellele, et Kohver käib ise 5 – laval ja osaleb telesaadetes ning reklaamides ja teeb muud kui süüa, on ta ka ühe Eesti populaarseima plaadifirma Kurvad uudised osanik. Kurvad uudised plaadifirmaga teevad koostööd Kohvri kolleeg näosaates Ann Marlen, lisaks Lenna, Florian Vaal, Kermo Murel ja paljud teised. Mind nagu tööalaselt õudselt ärritab lollus. Ja siis ma olen nagu siuke, et ma olen ikkagi kirglikult nagu kõva ütlemisega vahepeal vist nagu läbivalt oma elus. Kodus ma olen siuke, tahaks nagu rahulikult olla ja chillida ja süüa küpsiseid piimaga ja et ega ma nagu kodus mingi hullult ei maruta. Ekraanil hakkab Kohver marutama juba täna õhtul.